Tartu rahu 103. aastapäeval meenutati rahuarhitekti Jaan Poskat hommikul küünlalte süütamisega tema haual Siselinna kalmistul. Kui varem kõneldi sündmusest Vabaduse väljakul, siis tänavu sai aastapäeva tähistamine teoks Kadrioru pargis Poska kuju juures. Tallinna linna poolt asetas Poska kuju jalamile pärja linnapea Mihhail Kõlvart. Igasugusel rahul on eriline tähendus. Selle eest on makstud ja makstakse tänagi kõrget hinda. Seda hinda on ka Eesti rahvas maksnud ja täna seda hinda maksab ka Ukraina rahvas. Meie igapäevane elu on igal juhul seotud meie riigi ülesehitamisega. See, mida me teeme iga päev, see, kuidas me panustame. Tartu rahuleping allkirjastati 2. veebruaril 1920 Tartu Saia tänava hoones, milline säilinud tänaseni. Tulevastele põlvedele jutustab rahutoas ekspositsioon Eesti riigi sünnitunnistuse allkirjastamisest. Sündmuse olulisust märgib hoone seinal asuv 3 keeles mälestustahvel. Tartu rahu oli toona Eesti diplomaatia suurvõit rahvusvahelisel areenil. Selle tähendus on täna teisem kui mõned aastad tagasi. Praegused Eesti diplomaadid peaksid mõtlema ja tegutsema sama suurelt nagu omal ajal Jaan Poska. Leida Eestile lahendus, mis tagab meile rahu. Ja see rahuprotsess peab veel kord korduma, sellepärast, et iga suure sõja järel, ja praegu on suur sõda, tuleb piirid, tuleb rahu, tuleb suhted tagasi luua. Ja tegelikult me vajame samasuguseid diplomaate, samasuguseid juriste, nagu oli Jaan Poska. Tulevane noor diplomaat Mari-Liis Sule sidus Poska kujule kaela salli, et suurmehel ikka soe oleks. Tartu rahust räägiti ka Tonti kasarmute juures. Meenutati neid sõjamehi, kes võitlesid vabadussõjas, ent hiljem represseeriti Nõukogude võimu poolt. Erukolonel-leitnant Jaak Haut kinnitab, et Tartu rahulepingut pole keegi tühistanud. Tartu rahuleping kehtib täie jõuga. Nii paragrahv, mis puudutab piirikirjeldust, ka paragrahv artikkel 10, mis puudutab vabadussõjas osalenud ohvitseride vabastamist Vene kohtu repressioonidest. Tartu rahu aastapäeval mõelgem ka neile, kes täna võitlevad Ukrainas oma riigi vabaduse eest.